Hei, on öö, aga ma tahan täiega teile jagada oma avardumist, mis on nagu ülivõimas. Ühesõnaga, viimane või nagu selles suhtes, et ma olen selle asjaga pikka aega tegelenud. Lause, ma pole piisav. Ma olen suht kindel, kui sa oled jõudnud siia, siis see on põhjusega ja sul on vaja kuulda, mis mul rääkida on. Ja lihtsalt selleks, et sa teaksid, kes ma olen, siis minu nimi on Maris Tammet ja ma olen illusioonide paljastaja. Pluss teejuht siis, kuidas illusioone avastada ja need lahustada. Aga tuleme nüüd tagasi selle teema peale, mis mul täna öösel nagu praegu turgatas nagu. Ühesõnaga, ma pole piisav. Ma olen väiksest peale tundnud, et ma ei ole kunagi piisav olnud ja mul ongi hirm pidevalt, et ma ei ole piisav, kaasa arvatud kas või neid videosid tehes, oma ettevõtet luues, siis oma elu elades. Ma pidevalt olen tundnud, et ma ei ole piisav, et alati on nagu midagi, mida saab ette heita või et kuskilt kohast ma ei ole nagu 100%. Nii. Ja siis ongi mul hirm olnud, et ma ei ole piisav. Ja nüüd täna öösel siis võtsin ma uuesti selle teema kätte, sest ma olen seda igat pidi mõelnud, lahustanud, nagu mis värk sellega on, et ma ei ole sellele pihta saanud, mis selle taga nagu sellist saab olla. Et nagu ma ütlesin, ma olen seda võtnud ühtemoodi, teistmoodi, kolmandat moodi nagu igasuguseid tehnikaid läbi katsetanud aru, et mis teema seal on, et ma ei ole piisav. Nii, ja ma lihtsalt nagu hakkasin seda nagu tegelema ja nüüd eelnevalt siis see nädal käis läbi lause mulle ema poolt, et mind on liiga palju. Ta küll mõtles just abistamise mõistes, nii et ma üritan aidata inimesi liiga palju. Et mind on liiga palju. Aga mina lugesin välja sellest, et mind on liiga palju. Järjekordne hirm, et mind on liiga palju. Nii, ja ma ei tea nüüd palju te näete, aga meile siis oma tahvlit, kus ma siis tegelesin selle teemaga. Nii, ehk siis ma jõudsin selle võrdluseni. Ma pole piisav. Kust tuleb üldse see, et ma pole piisav? Tuleb sellest, et mind on liiga palju, mind pole piisavalt. Need kaks võrdlust, ehk siis mind on liiga palju ja mind pole piisavalt. Võrdub, ma pole piisav. Mis see tähendab? Ühesõnaga, me oleme tundnud mingis elueas, siis alla 5-aastasena, täpselt kellel, mis vanuses, see on erinev, aga ma olen kogenud selliseid asju, et mind on liiga palju. Olgu see siis see, et sa olid laps, naersid, kilkasid, jooksid ringi ja siis sulle öeldi, et sa ei tohi seda teha. Sina väikse lapsena tundsid, et mind on liiga palju, et ma ei tohi olla mina ise. Täpselt samamoodi lause mind pole piisavalt on see näiteks, et kui meid väiksena, et ole tublim. Lihtsalt väga lihtne lause, ole tublim, ole parem. Ja laps võtab sellest kinni, ma ei ole piisav. Või siis ma pole piisav, tuleb armastuse teema pealt, et sa koged läbi vanemate. Siin ei ole vanemate süüdistust, mitte midagi. Lihtsalt, et aru saada. Laps koges, et ta ei saanud oma emalt piisavat armastust. Olgu see siis selles mõistes, et vanemad rabasid tööd, et tagada rahaline sissetulek. Vanematel olid teised lapsed, vanemad olid haiged, mis iganes põhjus. Seega ei olnud,
et laps ei kogenud seda armastust, rõõmu, mängimist, kohalolu oma vanemate poolt, siis hakkas laps aru saama, et mind pole piisavalt. Ja eriti veel, kui laps õppis selle ära, et ta peab midagi tegema selle jaoks, et saada tähelepanu või armastust, siis ta õppiski veel eriti selle ära, et mind pole piisavalt. Ma pean tegema midagi ekstra selleks, et ma nagu saaks mingit tähelepanu või oleks nagu midagi. Ja sellega me õpimegi 2 asja. Mind on liiga palju või siis just, et mind pole piisavalt. Üldjuhul on inimestes mõlemad olemas ja sellest oleme me tegelikult võrdluse loonud, et ma pole piisav. Sest vahet ei ole, kas ma olen liiga palju või mind on liiga vähe, ma pole piisav. Sest mind pole piisavalt tähendab, ongi ju see, et mind on liiga vähe. Ehk siis mitte kummagi juhul ei sobi see, kes ma olen. Vahet ei ole, kas mind on liiga palju, kas ma olen täpselt 100% see, kes ma olen, või ma siis kogengi, et mind on liiga vähe, et ma ei tee piisavalt. Ma ei ole piisav. Ja sealt tulebki see, ma pole piisav. Ja me oleme seda nagu kandnud kaasas, et ma pole piisav, ma pean kogu aeg hoidma ennast tagasi ja samal ajal täiega pingutama. Mis tekitabki see, et meie sees on see uskumus, ma pole piisav, aga mis on selle taga, selle võrdluse taga ongi see, et mind on liiga palju, ehk ma pean ennast tagasi hoidma. Ära näita iseennast. Ära ole haavatav. Ära kilka. Ära ütle neid asju, sest muidu sind on liiga palju. Ja täpselt samamoodi risti vastupidi siis, mind pole piisavalt, ma ei tee piisavalt. Ma pean rohkem pingutama, ma pean rohkem panustama, ma pean rohkem olemas olema, ma pean rohkem aitama. Ja sealt tulevadki need asjad, et kuna meil on need kogemused enda sees, sest me kogesime seda väiksena, et mind on liiga palju ja mind pole piisavalt. Ehk me lõime arusaama uskumuse, et ma pole piisav, sest ükskõik, kas ma andsin liiga palju või liiga vähe, ikka tekkis see, et ma pole piisav. Ja siinkohal liiga palju, liiga vähe. Mõlemal juhul sa andsid täpselt selle, mida sa oskasid, palju sa suutsid. Ja täpselt see, kes sa olid. Jutt käib lapse east. Aga meie saimegi aru, et ma pole piisav. Ja me õppisimegi sellega elama. Hoia ennast tagasi, ära ole liiga palju. Ja samas pinguta tambi, või nagu selles mõistes, et ühesõnaga pinguta, rapsi rabele, panusta, aita, toeta ja nii edasi, tee hästi palju, et oleks lõpuks piisav. Ja mõlemal juhul, ehk siis, kui mind ei ole liiga palju, ma hoian ennast tagasi, pluss siis, et ma pingutan täiega, annab siis meie loogikas mõiste, et siis ma olen alles piisav. Mis on täiesti puhas crap, kas see vastab tõele? Ei, see ei vasta tõele. Aga kui sa esitad endale konkreetse küsimuse, ma pole piisav, kas vastab tõele? Tunneta küsimust ja vasta jah või ei. Nagu jah, ei. Ma pole piisav, kas vastab tõele? Nii, jah, ma teen selle läbi, mis minul oli. Jah, vastab tõele, ma pole piisav. Kes tegelikult lõi selle arusaama, et ma pole piisav? Mina lõin. Ehk siis sinu puhul on see sina. Minu enda puhul
on see siis mina. Miks ma lõin selle ja kuidas ma lõin selle? Sealt tulebki see, sest ma kogesin, mind on liiga palju. Või siis just, et mind pole piisavalt. Või siis mõlemad variandid. Üldjuhul on enamus inimestel mõlemad variandid, et mind on liiga palju ja mind pole piisavalt. Selle tõttu meil ongi see, et me hoiame ennast täiega tagasi. Me ei ole autentsed, selles mõistes hoiame tagasi. Et me ei julge näidata seda, kes me päriselt oleme. Ja teiselt poolt me pingutame meeletult, rapsime, rabeleme, teeme tuhandeid asju, sest meie sees ongi see, et me kogesime, et mind pole piisavalt. Et ma pean rohkem tegema selleks, et ma oleks piisav. Ja läbi nende kogemuste, et ma kogesin seda, et mind on liiga palju või mind pole piisavalt, siis ma võtsingi uskumuse, ma pole piisav, sest vahet ei ole, kas mind on liiga palju või liiga vähe, mõlemal juhul ma pole piisav. Nii, ja siis ma tunnengi, ma polnud kunagi piisav. Aga kas see vastab tõele? Kas päriselt vastab see tõele, et sa pole kunagi piisav olnud? Ei. Aga kui see ei vasta tõele, kas siis vastab üldse tõele, et ma pole piisav? Ei. Ehk siis ma olen piisav, olen alati olnud piisav, lihtsalt ma kogesin teiste inimeste öeldud, et mind on liiga palju või et mind pole piisavalt, et mind on liiga vähe. Mõlemal juhul see ei vasta tõele. Ja sealt see uskumus, ma pole piisav, on veel absurdsem. Ehk siis me kõik oleme piisavad. Meid ei ole kunagi liiga palju. Ehk siis me ei pea ennast alla suruma, vaos hoidma. Meil on õigus olla autentne. Kui me sündisime, me olime autentsed, me tulime siia ilma. Täpselt sellistena, nagu me olime. Ilma, et meid oleks liiga palju olnud. Kas sa oled näinud ühtegi beebit sellisel kujul, et beebi sünnib ja siis keegi ütleb kohe, teda on liiga palju. Viige minema, teda on liiga palju. Või ta ei ole piisav. Ei ole ju. Me sünnime siia ilma, me oleme piisavad. Ka ilma selleta, et me üldse midagi teeks. Me oleme piisavad. Siis kas või see, et me nutame sündides. Me nutame, me tahame süüa. Me oleme ikka piisavad. Mitte keegi ei tule ütlema tegelikult, et sa ei ole piisav. Ja me teame, et me oleme piisavad. Kuni siis mingi hetkeni, kus siis me oleme kuulnud või kogenud, siis mind on liiga palju. Näiteks ongi, võtame selle sama info, et näiteks see pisike beebi sünnib, ja mingi hetk vanemad on ööd läbi magamata ja ütlevad, ma ei jaksa, teda on liiga, või nagu selles suhtes mitte teda otseselt on liiga palju, aga see, et ta nutab nii palju või et me oleme öö otsa magamata, siis see beebi tunneb seda, et mind on liiga palju. Või et ma pole piisav. Ja vahet ei ole siis kuni 5. eluaastani oleme me siis kogenud sellist asja, et mind on kas liiga palju või mind on liiga vähe, millest me olemegi loonud uskumuse, ma pole piisav. Ja kas saab veel absurdsemat asja olla tegelikult? Me kõik oleme piisavad täpselt sellistena, nagu me oleme. Me alati anname maksimumi iseendast selles mõistes, nagu me täpselt oskasime sellel hetkel. Jah, vaatad tagant järgi, ma ei tea, aasta tagust mingit sündmust, ja mõtled, ma oleks võinud käituda nii või hoopis niimoodi, siis
sellel hetkel, kui sa tegid need valikud ja käitusid niimoodi, nagu sa käitusid see aasta tagasi, siis sellel hetkel sul ei olnud neid teadmisi, mis sul on täna ja praegu. Sa käitusid täpselt nii, nagu sa oskasid tollel hetkel. Kõikide oma kogemuste, emotsioonide, tunnete ja teadmiste pealt. Jah, täna, siin ja praegu, sa oled aasta targem, sa oled aasta otsa kogenud uusi asju, sa oled kogenud selle sündmuse läbi, sa oled seda läbi ketranud võib-olla, sa oled läbi mõelnud, läbi seedinud, sa oled arenenud, kasvanud, avardunud, emotsioonidega tegelenud, mis iganes asja sa oled endaga tegelenud või teinud, sa oled muutunud. Sa oled targem, kui olid sa aasta tagasi. Ilmselgelt tänasel päeval sa käituksid teistmoodi selles olukorras. Aga aasta tagasi sul ei olnud neid teadmisi. Aga see ei tähendanud seda, et aasta tagasi sa ei olnud piisav. Aasta tagasi olid sa samamoodi piisav, täpselt sellisel, nagu sa olid, ja käitusidki täpselt selliselt, nagu sa oskasid sellel hetkel käituda, reageerida. Aga see ei vähenda sinu siis piisavust või et sind on liiga palju või sind on liiga vähe. See oli täpselt selline, nagu sa olid. Ja nüüd ongi aeg aru saada sellest, et me kõik oleme piisavad. Oleme alati olnud piisavad. Lihtsalt me oleme kunagi kogenud momenti, kus me tundsime, et me ei ole piisavad. Et meid on kas liiga palju või meid on liiga vähe. Mis tekitas siis uskumuse, et ma pole piisav. Mida me oleme kandnud siis sellest lapse east saadik täiskasvanu ikka. Ja reageerinud selle pealt. Mis on hoidnud meid meeletult tagasi väga paljudes asjades, sest me usume, et me ei ole piisavad. Samamoodi selle video tegemise puhul. Ma ei ole piisav, et seda jagada. Kas see vastab tõele? Ei, see ei vasta tõele. Sest ma jagan seda täpselt omas kogemusest, nagu ma praegusel hetkel oskan oma teadmiste pealt, selle avardumise pealt, mis mul täna tuli. See ei tähenda seda, et ma homme räägin täpselt sama juttu. Homme ma olen juba päev targem ja oskan seda võib-olla hoopis teiste sõnadega jagada. Ja on veel võimsam see asi. Ehk siis ma olen piisav juba praegu. Igal sekundil, igal ajal olen ma piisav, täpselt sellisel, nagu ma olen. Ja ma reageerin täpselt nii, nagu ma oskan sellel hetkel. Aga see ei näita minu väärtust või seda, kas ma olen piisav või mitte. Ma olen alati piisav, olen alati olnud piisav ja ma alati jään piisavaks. Või ka rohkem. Aga see lause, mind on liiga palju. Sind ei saa kunagi liiga palju olla. See on sinu maailm. See on sinu autentsus, mida kutsutakse liiga paljuks. See on täpselt see, kes sa päriselt oled. Nii et kuidas saab inimene olla liiga palju, kui see ongi tema? Tõeline tema. Lihtsalt teised inimesed ei saa aru sellest. Nad ei oska reageerida. Aga see ei tähenda seda, et probleem oleks sinus, et sind on liiga palju, vaid hoopis seda, et nende sees on samamoodi see uskumus, kogemus, mind on liiga palju. Ja läbi selle, et sina saad aru ja oled autentne iseendana, tood sa nähtavale ka neissele. Ja nad ei oska muud moodi reageerida. Ja see on okei. Sina ei pea ennast alla suruma, et äkki ma olen liiga palju. Äkki ma teen liiga palju. Äkki ma teen liiga vähe. Sest ma ei ole piisav kunagi. Need on kohad, mis kindlasti tasuks vaadata üle. Sest see hirm selle taga, et ma pole piisav.
tulebki sellest, et ma kardan, et mind on liiga palju või just, et ma kardan, et mind on liiga vähe. Nii et meid kedagi pole liiga palju ega liiga vähe. Just siis, kui sa oled autentne iseendana. Me oleme kõik piisavad. Ka praegu, kui sa ei ole veel päris autentne, ka praegu oled sa piisav. Kallis oled. Ilusat siis ööd, kes vaatab selle samal ajal, kui mina teen seda, või siis, kes vaatab järgi. Kallid olete ja alati pea meeles, sa oled piisav. Me kõik oleme piisavad. Tšau!